ettekande teema on natukene intrigeeriv, sest siin on sõna sees versus. Versus tähendab nagu natuke sellist sõda või võitlust. Et sõda tegelikult ei ole võib-olla hea, et sõda on nagu selline asi, kus osapooled mõlemad kaotavad kohutavalt ressurssi ja lõpus ei tea kunagi, kas võitja oli võitja või ta sisuliselt oli kaotaja. Aga kui ma liitasin seda ettekannet, siis ma mõtlesin, et ma esimeses pooles annaks ülevaate sellisest Euroopas tehtud uuringust, mis on Heat Roadmap Europe 2050. Et mul lihtsalt õnnestus kuulata seda ettekannet detsembris Brüsselis ja mõtlesin, et see on nagu väga huvitav siin rääkida. Siis ma muidugi ei mõelnud, et siin on rääkida, ma ei tea, et see on kindlasti üritusest. Aga näiteks, et siin on nüüd, kes seda tegid, et see tellitus siis Aalborgi ülikool, Halmstadi ülikool, siis hulga igasuguseid organisatsioone. Ma väga loodan, et nüüd aprillis toimuval Jõujamaade Kaugkütteühingu aasta konverentsil saavad seda esitada selle ettekande tegijad, et sinna nagu reklaamikorras ütlen ära, et sinna on kõik oodatud ka kuulama. Aga mina teeks sellest nagu hästi lühikese kokkuvõtte. Alguseks panin sellised pildid, tavaline energiasüsteem, kiri on väga väike, aga see süsteem on iseenesest lihtne, on kütused, on elektrijaamad, tehakse elektrit, kateldest tehakse soojust ja ongi nagu kogu energiasüsteem, kus üleval siis veel transpordi osa, kus kütused, mootorid ja transport. Oleks asi nii lihtne, ei oleks siin võib-olla vaja selliseid pealkirju lokaal versus kaugkütte üldse püstitadagi. Tegelikult on keerulisem ja järjest keerulisemaks läheb. Et näeme, et siin vahel on koostootmine, on soojuspumbad, üks asi, mis areneb väga kiiresti, on elektrisalvestus, soojussalvestus. Et need on kõik sellised valdkonnad, mis tulevad turule, mis mõjutavad kaugkütjaid, mis mõjutavad lokaalkütjaid, mis mõjutavad elektritootjaid. Lisaks on päris uued allikad, nagu tuul, mille produkt on küll selline muutlik elektrienergia, mis võib ajas kõikuda, päike, mille toodanguks on selline kõikuv soojustoodang, mis võib ajas kõikuda, pimedal ajal ei ole päikest. Eestis külmaeg ongi tavaliselt pime aeg. Et pilt on tegelikult keeruline. Ja selle pildi juures on tegelikult Euroopas samad valikud, et mida siis, kus siis soojus saada. Ja põhimõtteliselt nagu ka eelnevad ettevõtted on rääkinud, suures või hästi laias laastus on ju 3 varianti. Võimalikult säästa, mis tähendab siis nõudluse vähenemist nii küttesoojuse kui sooja vee järgi. Võimalik on kasutada lokaal- või kohtkütet, see tähendab, et soojusallikas on igas hoones või siis lokaalkütte puhul ka väikeses sellises hoodete grupis. Me saame seal kasutada õli, biomassi, soojuspumpa, elektrikütet. Ja kolmas lahendus on siis võrgud. Selles uuringus on võetud ka sisse gaasivõrk kui võrk, mitte kui lokaalne lahendus, sest gaasivõrgud on tavaliselt suured. Ja võrgubaasi lahendus on siis, kas see võrk jagab siis gaasi või võrk jagab vett. Vesi on siis seesama kaudu. Läheme kõigepealt siis säästu juurde. Sääst oli esimene punkt. Mina insener ei ole, mina olen majandusinimene. Minu jaoks on hästi lihtne. Säästa on mõttekas sinnamaani, kui pakutava soojuse maksumus muutub väiksemaks kui lisanduva säästupiirkonna. Ehk kui järgneva megavatt-tunni säästmine on kallim kui selle megavatt-tunni ostmine, siis paraku sellest hetkest säästuda mõtet ei ole majanduslikus mõttes. Ja ma lähen kohe selle uuringu tulemuste juurde või järelduste juurde. Muide sellisel veebilehel Heat Roadmap Europe on võimalik seda uuringut lugeda. Seal on ka toodud tabelid, seal on toodud alused, kuidas need tulemused on saadud. Kui ma tahaks seda kõike ära rääkida, siis peaks minu asja juba sõltuni olema. Aga mis siis leiti?
leiti lahendused siin allkirjad, et kogu Euroopa, see on siis hõlmatud Euroliidu 27 liikmesriiki. 35% soojusest on võimalik säästa. 50% Euroopa mõistes kõige otstarbekam lahendus on toota soojuspumbaga ja 50% on võimalik toota kaugküttega. Ja vaatame siis, mis see kombinatsioon peaks kaasa tooma. Rusikareeglid pandi selles uuringus paika, ma detailidesse ei lähe. Leiti, et see kombinatsioon on 50% kaugkütt, et see on linnad, tiheasustus, 50% soojuspumbad, põhiliselt maapiirkonnad, hajaasustus, kus ei ole mõttekas võrku luua, kus võrku ei ole veel, ja 35% säästu on võimalik saada praktiliselt kõike. Ja Euroopa mõistes, mida ta siis loob, ta esiteks vähendab primaarenergia kasutust, see eelkõige tuleneb säästupool, vähendab fossiilkütuste kasutust, sest enamus Euroopat on siiski suures osas fossiilkütuste peal ja vähendab seetõttu, et fossiilkütuste kasutus vähendab CO2 emissioone. See pealkiri Heat Roadmap Europe 2050 iseenesest ütleb juba seda, et see sihik on 2050. aasta peal. Et see on sama, mis meie energiamajanduse arengukava nii-öelda see kaugem sihik, mis on sama aasta peal. Ja välja on arvutatud, et see vähendab Euroopas aastaseid kulutusi energiale circa 14 miljardi euroga aastas siis. Aastal 2050 see taandab sinna tulevikku. See päris märkimisväärne summa. See loob Euroopas lisanduvaid töökohti perioodiks 2013–2050 220 000 töökohti. Päris korralik lind. Ja pluss ta võimaldab paremini ära kasutada taastuvaid energiaallikaid. Kas selle uuringu kohta, selles uuringus nüüd rohkem edasi ei läheks, et selle kohta on küsimusi, kes kohe praegu ära küsida, siis läheks selle Eesti teemale edasi. Usun ta ei ole, aga võib-olla jätkaks vastata ka, et kui need uuringu tegijad tulevad ise Eestisse, siis on hea võimalus küsida. Aga sama küsimus on meil üle palju Eestis, millega kütta. Kõik ettekanded, mis olid enne lõunat, ju tegelikult keerasid ümber selle sama küsimuse, et millega siis kütta. Ja loomulikult selle otsuse aluseks, mis peaks olema, kindlasti majandusarvutused, minu arust see on nagu baas, millega siis on odavam kütta. Ja majandusarvutuste juures ei saa ka mööda minna sellest paindlikkusest, et mõni lahendus võib olla odav, aga tema paindlikkus on hästi väike, selles mõttes, et ehitatakse mingi seade valmis ühele konkreetsele kütusele ja kui turul toimub muudatus, siis teatud tingimustel see lahendus on kohe konkurentsivõimeline, asendada seda millegagi ei saa, tuleb täiesti uus lahendus välja. Majanduses on alati see paindlikkus ääretult oluline teema. Teine on varustuskindlus. Juhuslikkuse peale ei saa soojavarustust üles ehitada, sest nagu me näeme, külma võib olla ka mitu nädalat järjest. Ja keskkonnahoid kindlasti. Ja oluline on selle sama asula areng, ehk siis kohaliku omavalitsuse seisukoht, et tõenäoliselt ei kujuta keegi ette, et igast majast on selline korsten väljas ja igaüks kütab seda, mida tahab, keegi kütab vanade kummikutega ja keegi kütab kivisöega. Ja pluss siis loomulikult riiklikud eesmärgid, sest riik on siis võtnud endale teatud eesmärgid kas või keskkonnaalas või taastuv energia kasutuse või tootmise alal. Majandusarvestuse esimene punkt, siin ma olen kasutanud seda sama Eesti Arengufondi uuringut kaugkütte energiasääst, millest härra Valiga rääkis, see on üks osa sellest suurest ENMAK-ist. Ja ma väga pooldan selles mõttes seda energiamajanduse arengukava lähenemist,
lähenemist, et mida rohkem erinevad kütteliigid alasti kisutakse sõna otseses mõttes, et millest need hinnad koosnevad, mis on lõpphind, mis on selle hinna tundlikkus mingisuguste majandustegurite muutuse osas, seda parem on see tarbija. Tarbija saab arvutada, tarbija saab otsustada, et see läbipaistvus on ääretult oluline. Ma võtsin siin selle hinnatabeli välja. Selle põhjal on kõige soodsam, samamoodi siin on taandatud, need hinnad on taandatud kõik aastasse 2030 ja siia juurde on arvestatud ka seda, et juhul, kui millega toodetakse gaasi, siis väga külmade ilmade puhul tuleb ka nii-öelda neid tipptarbimise hetki millegagi katta ja ma saan aru, seal on vist elektri võetud selleks tipu katmiseks. Ja tulemus on selline, et kõige odavam on siis kaugkütte hakkepuidu, mis on 83 eurot megavatt-tundi, kaugkütte gaasi 115 eurot megavatt-tund, lokaalne puidukatel 111, maasoojuspump 146, õhksoojuspump 110, õhk-vesisoojuspump 130 peaaegu, päikesekollektor 173 ja siis otse elektriga küttes 166,4 eurot megavatt-tund. Tegelikult see on suhteliselt kõnekas tabel, et selliseid tabeleid on Eestis millegipärast varem väga vähe tehtud. Aga selline ta on ja siin me näeme ka, et tegelikult maasoojuspump on ikka circa rohkem kui 40% kallim kui hakkepuidu baseeruv kaugkütte ja õhksoojuspump on circa 25% kallim. Siin ma vaatasin, et ühesõnaga siin esimeses punktis on räägitud veel siis selle küttelahenduse paindlikkusest. Siin ma toon välja ühe, see on nüüd ka kopeeritud sellest Euroopa uuringust. Ma usun, et neid punkte on siin suhteliselt raske näha, see kiri on väike ja taust on hele, aga siin on toodud välja üks kaugkütte väga oluline eelis, mille osas võib-olla Eestis on, millele on Eestis võib-olla tähelepanu väga vähe pööratud, on see, et kaugkütte allikate paljusus. Et me oleme tavaliselt nagu harjunud, et kaugkütte on selline võrk ja sinna toodab üks katlamaja või äärmiselt on 2 katlamaja ja katlamaja võib siis olla üks on hakke peal ja teine on gaasi peal. Tegelikult kaugküttesse võivad anda need punased on nii-öelda jääksoojusega ja need on siis taastuvenergiat, rohelised ringid on siis taastuvenergia lahendused. Näeme, et elektrijaama jääksoojus võib tulla kaugküttesse, see on siis koostootmine, lihtsalt tööstuslik jääksoojus, seda saab jällegi ära kasutada ainult kaugküttes, lokaalküttes seda ei ole võimalik kasutada, või seesama tööstushoone ise välja arvates, siis ta on võimalik ka jäätmepõletus, see on jällegi selline ressurss, mida saab tegelikult kasutada ainult kaugkütte võrgus näha, sest igaüks lahjus ei saa jäätmeid põletada. Bioenergiajaamad, arenenud vesinikuenergeetika, kus siis tootmisprotsessis jääb soojust üle, mida saab jällegi ära kasutada kaugkütte võrku. Päikesesoojus suures mahus tootes võib olla vabalt sisendiks kaugkütte võrku, geotermaal, soojuspumbad ja ka otse elektripoilerid. Võib-olla ütleski, et soojuspumbad on nagu Eestis tihti nagu käsitletud, et soojuspump on sama, mis lokaalküte. Tegelikult see ei pruugi üldse paika pidada, et kuna ma ise siin esindatud jõuda kaugkütteühingut, aga ise töötab Fortumis, siis Fortumis on näiteks Stockholmis on maru hea näide. Stockholmi soojavõrku töötab circa 600 megavatti soojuspumpasid. 600 megavatti siis soojuslikku võimsust ja kuskil 250 megavatti jahutusvõimsust. Suuremad pumbad on 150 megavatti ja on nagu üks pumbablokk. See tähendab seda, et soojuspump ei pea tingimata olema nii-öelda lokaalne lahendus, vaid ta võib olla vabalt ka kaugkütte võrgu üks osa. Ja asuva areng ja riiklikud eesmärgid. Panin sellise provotseeriva küsimuse, et alguses mõtlesin, et ma või asemel kirjutasin sinna ka versus, et tark maja versus tark linn. Aga ma otsustasin, et kirjutan ka või, et see on selline natukene pehme väljendus, aga see teema on väga tõsine,
mis peaks olema primaarne, kas üksikud majad peaks olema targad lahendused või võiks olla terve tark linn, kus on nagu suurem majade grupp siis, või terve linn lahendatud mõistlikult. Et see on kindlasti asi, mida nende nutikate lahenduste juures peaks arutama. Linn, kus üks maja on hästi tark ja kõrval uhatakse võib-olla vanasse katlasse kivisütt ja lumi on must, et lokaalses mõttes see üks maja on küll tark, aga kogu linn nagu eriti nutikat muljet sel juhul ei jätaks. Õhukvaliteet on kindlasti üks asi, mida siis jälgida. Ma ise mäletan oma lapsepõlvest 80ndatel Tartus oli selline lahendus, et kogu kesklinn oli väikeste söekatlumajade peal, sellised piirkondlikud katlamajad, lokaalkatlamajad, seal oli 4-5 maja taga ja need siis kütsid. Kevadeks oli, kui lumi ära sulas, siis kõigepealt tekkis selline must kiht. See vesi, lumesulamusvesi, mis jooksis, et see oli midagi sellise tumehalli ja musta vahepealse. Ma usun, et selle oli kütteväärtus oli. Siis asula väljanägemine, siin me rääkisime seesama mustus, aga ka seda, kas meil on siis korstnad igast aknast ja seinast väljas. Kogu süsteemi efektiivsus, sama küsimus, kas maja on tark või linn on tark või on mõlemad targad. Ja siis kahtlemata siis riiklikud taastuvenergia eesmärgid, mis on omaette kohustus, mis on võetud riikidel ja mis on võetud ka siis kogu Euroopal ja paljud asjad on kokku lepitud ka maailma mastaabis. Kuna mul ettekande pealkirjaks oli ka reaalsed näited, siis senimaani olen ma lihtsalt siin natukene teoretiseerinud, et ma tõin ühe mul kuskilt mujalt hästi võtta ei olnud, et siin Tartu näite, et Tartu on selline, ma ütleks, et ta on suhteliselt korras soojamajandusega linn, me ise leiame, et seal on veel üht-teist teha, aga kokkuvõttes ma ütleks, et tulemus on päris hea. Ma ütleks, et see lahendus on saavutatud ka selle najal, et tegelikult ei ole lastud seda kaugküttevõrku ära laguneda. Kohaliku omavalitsus on õigel ajal vastu võtnud otsuse säilitada kaugküttepiirkond ja seda võrku on hoitud, sest see võrk on selline vahend, mille peale saab üles ehitada tarku lahendusi. Just sellest ühtes tarku lahendusi, et terve linn oleks tark. Ja mis seal siis tehtud on? 2009 Tartus valmis efektiivne soojuselektri koostootmisjaam, mis iseenesest juba, kui vaadata kogu tsükli efektiivsus, siis kütuse kasutamine on sellises jaamas väga efektiivne, saadakse 2 toodet, soojus kui elekter, kõik kasutatakse ära. Soojusvõrgu võrgukaal on väga madalad, 13% on eeskujulik tulemus Eesti kohta. Kasutusel on biokütused ja uuel jaamal on kaasaegsed puhastusseadmed, mis tähendab, et linna õhukvaliteet on päris hea. Selline jaam annab circa 300 töökohta kogu piirkonda, siis alates muidugi kütuse varustuses, et selge on see, et jaamas ei tööta 300 inimest. Ja kogu selle tulemusena on ikkagi investeeritud on kõvasti ja selle tulemusena on Eestis ikkagi, Tartus ikkagi üks Eesti odavamaid sooja hind, mis on 53 eurot megavatt-tund pluss käibemaks. Ja selles mõttes meile endale see hind väga meeldib, sest see on igasuguste alternatiivlahenduste suhtes. Täna näiteks kaotatakse igasugune soojahinna regulatsioon ära, siis Tartus me tunneks ennast väga julgelt. Me näeme täna, et paljud tööstusettevõtted, kontormajad, mis omal ajal neid gaasikatlaid, täna on meil järjekorras ukse taga, et tahaks lokaalküttet minna kaugküttega. Ja kui äriklient tuleb, siis see tähendab, et hind on korras, sest äriklient arvutab, eraklient on natukene rohkem mõjutatud emotsioonidest. Ja mis me selle kaugkütte piirkonna gaasil teha saame, hetkel on see arendamisel sellistes tihedama asustusega piirkondades nagu Vesklinn ja võib-olla ka Maarja-Priisa rajoon, kus siis on haiglad ja meditsiiniasutused kontsentreeritud kaugkütte jaoks mugavalt ja kompaktselt ühte piirkonda, et seal meil on arendamisel ka kaugkütte baasil kaugeohutusprojekt,
et loodan, et esimesed kliendid on võib-olla 2015 Tartus. Mida siis Eestis teha või mida Eestis tehakse? Eelkõige väga teretulnud see areng, et on uuesti käsile võetud ja hakatakse koostama juba esimesed edusammudega tehtud energiamajanduse pikaajalisele arengukavale. Tõesti, need põhieesmärgid, nagu varem kuulsime, on energiaga varustatud, efektiivsus, sääst, julgeolek. See valdkond tuleb ükskord ette võtta, see tuleb lahti kirjutada, nagu öelda, alasti kiskuda ja vaadata siis, missugune lahendus on hea lahendus, missugune ei ole, see võib sõltuda kohast, nagu see Euroopa uuring näitas, et mõnedes kohtades on lokaalkütte kindlasti oluliselt parem, mõnedes kohtades on kaugkütte parem. Sedasama lähenemist toetab ka uus kaugkütteseadus ja see lähenemine, mis kaugkütteseadusesse on nüüd sisse kirjutatud, et koostatakse võrgupiirkondadele siis võrgupiirkonna konkreetne arengukava kohaliku omavalitsuse poolt ja hinnatakse ära, kas seal kaugkütte on jätkusuutlik ja kui ei ole, siis missugused lokaalsed lahendused oleks seal mõistlik teha. Põhiline, et ei tehtaks selliseid paralleelseid lahendusi tõesti, et ehitame jämeda võrgu välja, siis anname raha, ehitame soojuspumbad välja ja siis oleme sellise pildi ees, kus ükski lahendus ennast ära ei tasu, kõik on kõikide konkurendid ja siis tuleb tõesti see pealkirjas toodud teema, et lokaalkütte versus kaugkütte välja. Ja siis on see juba sõda selles mõttes ja mina küll ei ole kindel, kumb seal sõjaolukorras siis nagu võitleda välja tuleb. Kolmas oluline punkt selle juures on tõesti turg ja kliendi valik, et olen nagu seda meelt, et turg on mõnes mõttes kõikvõimas. Kui klient ei taha seda lahendust ja see ei ole kliendile nagu soodne, siis sellele mitte midagi teha. Me rääkisime siin kas enne lõunet just, et kas põlevkivi põletamine ja põlevkivi elekter on konkurentsivõimeline. Seda võib nagu tõesti jõuga seal arengukavas käsitleda, et on stsenaarium, kus toodetakse elekter peamiselt põlevkivist, aga seesama näide, et see Moody's alandas siis Eesti Energia krediidireitingut, turg ei usu seda. Seda põlevkivi võib kütta, aga me juba täna näeme, et turg ei usu seda, et põlevkivi energeetika on jätkusuutlik. Seal ei tee jõuga mitte midagi. Kui see reiting on alandatud, siis ta on alandatud ja samas ei ole seal midagi ebaloogilist, et kui mingi Põhjamaade energiafirma teataks, et meil on nüüd programm, et me põhilised oma tootmisvõimsused rajame kivisõele, siis ma arvan, et selle ettevõtte reiting kukuks praktiliselt põrmustuks, et see lihtsalt ei ole võimalik. Turust siis nii palju. Ja teine asi, et klient suudaks turul teha valikuid, siis tõesti vajalik on avalik võrdlusbaas, vajalik on info läbipaistvus. Tegelikult selle nii-öelda soojuse või küttesektoris on sellist mõnes mõttes hämamist on olnud hästi palju, võib-olla isegi tahtlikku hämamist, aga lihtsalt kliendil on päris raske nagu aru saada, eriti kui ta ei ole insener ja spetsialist, et millega me siis kütma peaksime. Keegi räägib siin, et on väga tõesti uued lahendused, keegi räägib, et ikkagi kaugkütte on kõige parem. Kaugkütte on veel selline valdkond, et me teame, et kaugkütte hinnad on 40 eurost kuni 110 eurot, et mis siis see kaugkütte hind? Kas on selline mõiste olemas, et kaugkütte hind tegelikult ei ole? Võib öelda, et kaugkütte on kõige kallim, võib öelda, et kaugkütte on kõige odavam. Mõlemad väited on täiesti õiged väited. Et just see arengufond on selles suhtes tubli töö ära teinud. Et siin härra Valiga näitas seda veebilehte, et kindlasti uurige seda veebilehte. Veel parem on, kui seda ei uuriks mitte see seltskond siin, aga seda leiaks aega kliendile. Aga loodetavasti tekib sellest ka mingi andmebaas, mis on selline lihtne,
mis on avalikult nagu esitatav, et igal juhul, mida läbipaistvam on info, mida rohkem on see energialahendused nende majandusliku poole nagu alasti kistud, seda parem on kliendil, sest ega ka vaba konkurentsi mõistes sisaldub majandusteoorias selline osa nagu info täiuslikkus. Päris täiuslikkust kuidagi ei ole olemas, aga see on üks osa vabast konkurentsist. Aga see oligi tegelikult kõik, mis ma öelda tahtsin.